tervitusi Toome Palmisaare. okei. tere, pole ammu näinud. Viimane kord, kui ma filmisin, oli äkki mingi aprilli alguses, kui ma seda sisustasin. Aga kuna mu arvuti ei tööta enam nii, nagu ta peaks, siis mul on lihtsalt raskusi monteerimisega, et siis kui ma maale lähen, siis ma saan monteerida. Et sellepärast mul ka neid videosid nii tihti ei tule. Aga sellegipoolest ma saan filmida, lihtsalt siis tuleb niimoodi tagantjärgi. Et siis happed, millega ma saan siis teha happe pediküüri, eelpuhastus, neutraliseerija ja siis hape. Ja siis ma ostsin niimoodi, et on sellised hästi lõhenenud jalgadele 25% uurjakeel. Üks vanaemale ja üks emale. Neil läheb seda kindlasti vaja. Emale siis siuke sprei, mis siis on see antibakteriaalne ja aitab haudumuse ja värkide vastu. Ja siis siuke tinktuur küüneseenele ja siis õli, küüneõli, mis läheb siis selle tinktuuri peale pärast, kui see ära kuivab. Ühesõnaga, need on need asjad. Tere! Pole ammu näinud. Ma lõpuks ka enam-vähem terve. Nohu veits on veel, aga muidu on okei. Aga täna on pühapäev. Ja kuna väljas on ilus ilm, siis me lähme veidi sõidame ringi. Ilmselt lähme vaatame Võsuranda ja siis ma võib-olla tahaks minna Viru rabasse. Nii et vaatame, kuhu me välja jõuame, sest kodus me ei viitsi enam olla. Nii et siis me lähme vaatame miskit põnevat, mis siin ümberuses on, sest me ei ole midagi avastanud siin veel. Nii et vaatame, kuhu me jõuame. Vist kõige mõõdetum käik, mis üldse olnud on, sellepärast et kõigepealt läksime, mõtlesin, et okei, siin oli 24 kraadi on ju. Okei, lähme Võsuranda on ju, võtame väikest või ma ei tea, mida iganes, pesitame niisama seal on ju. Ja seal oli 15 kraadi. Ja nii külm ja meil oli niimoodi, et meil mingi 5 minutit olime seal ja siis me nagu nup, siis mõtlesime, et okei, lähme Viru rabasse on ju. Okei, lähme sinna, palju autosid. Me vist kõndisime mingi võib-olla kilomeeter-poolteist sinna rabasse, natukene selle rabalautee peal. Ja me keerasime otsa ringi ja tulime ära, sest seal oli nii palju inimesi. Ja mulle ei meeldi käia rabas, kus on nagu tohutut inimesi. Ja siis ma olin nagu mingi, nope, läheme tagasi. Ja siis me tulime lihtsalt tagasi. Nii et siuke tore värk, pluss mul olin sellised sandaali moodi ja mul on siin vill, jala all villid. Nii et see oli väga tore käik, sain mitu villi juurde ja õudne. Nii et ma ei tea, läks hästi. Aga nüüd ma ei tea, vaatame, teeme süüa midagi ja siis ma ei tea, mis täna plaanis veel on. Nii et vaatame, mis saab.
on jõudnud kätte jälle nädalavahetus ja mida meie nädalavahetusel ikka teeme koos. Me lähme kuskile matkama või kuskile matkarajale või kuskile rabasse. Loodame, et seekord läheb paremini kui eelmine kord. Seekord me läheme ida poole, nii et võtad neid oma päevakesele jälle kaasa. Nii et üldiselt ma ei tea üldse palju, mis kaadreid mul kuskil on. Ma panen need lihtsalt kõik kokku näete, mis ma vahepeal teinud olen. Nii palju, kui ma olen filminud. Nii et eks näis, kuidas meil see päevakene sujub. Jalla. Üles. Vau, sirge tee. Wow. Selle raba kõige ilusam koht on see janar, kes siin on. Kõige ilusam vaade. Muidu oli raba mõttetu, on ju. Ümber soo oli lihtsalt nagu metsa all kõndi vist. Nii et see on kõige ilusam koht. Ma oleks võid siiani ära kõndida ja siis tagasi minna. Oot. Hommikust! Täna on jõudnud kätte laupäev. Kell on võib-olla midagi, ma ei teagi, 11 midagi sellist. Ja mina söön hommikusööki ja täna on see päev kätte jõudnud, kui ma saangi siis nüüd esimest korda minna maratonile. Sest nagu te teate, või võib-olla te ei tea, sest ma ei ole kava postitanud, siis ma pidin minema Tartu maratonile Elvasse, ka 5-kildisele rajale ja siis ma mingi 2 päeva varem jäin haigeks. Nii et nüüd on siis uus proov ja proovime uuesti minna maratonile. Ja tänaseks maratoniks siis põhimõtteliselt on Rakvere ööjooks. Nii et ma võtan teid sinna kaasa, näitan teile, mis seal toimub, mis melu, värki, särki kõik on. Ja boonusena saate naerda minu ja võib-olla ka minu sõbranna üle natukene. Aga ma luban teil ainult natukene, nagu tsipakene. Sellepärast, et me ei lähe niisama 5-kilomeetrisele jooksule, vaid me lähme kostüümijooksule 5-kilomeetrisele rajale. Nii et jah, praegu ma veel ei ütle, mis me paneme selga, seda näete õhtupoole, mis kostüümid meil on ja nii edasi. Et seda näete kõik õhtul. Issand jumal. Ma loodan, et kõik mind silmade järgi ära ei tunne. Ja nüüd mina! palju sa jooksed? Ja
kui kaua sa kohale sõidad? Ma tulin ka kaugelt. Juhu. Pärast jooksu siuksed näod ei ole. Sa tulid ka kaugelt, sa tuli Saaremaalt. Esimene. Ja mulle meeldib kõige parem see, et ma sain oma uue tees järgi vaata see Rakvere jooks. See vist ongi meie näitan oma ilusad medalid. Jalad taga. Ilus olemas. Seksi. Mida peale maratoni tehakse? Kooki. Vorsti. Krõpsu. Bataadifriikad! Ja bataadifriikad. Elagu Fit Life! Me hakkame filmi vaatama, kui see ükskord system updating. No nagu alati.